Tere! Minu nimi on Jaanis. Kuna Bauhoffi tootevalikus on üle 10 erineva kompressori, siis täna annan natukene soovitusi, kuidas kompressorit valida ning millised on selle kasutusvõimalused. Nagu ka kõikide teiste tööriistade puhul, siis ka kompressorite puhul on olemas terve rida näitajaid, mida tuleb silmas pidada selle valimisel. Ja esimene tähtis näitaja on selle kompressori võimsus. Võimsust väljendatakse hobujõududes ja Bauhoffi tootevalikus on kompressorid 1,5 hobujõust kuni 3 hobujõuni välja. Ja hobujõud või võimsus on siis otseses seoses sellega, et milline on kompressori õhu tootlikkusvõime. Ja kui 1,5 hobujõuline kompressor suudab väljutada umbes 180 liitrit minutis, siis 3 hobujõuline kompressor peaaegu et 2 korda rohkem, kuskil 340 liitrit minutis. Siis järgmine oluline näitaja on kompressori õhupaagi suurus. Ja neid õhupaake võib olla 1-2 liitrist kuni 100 liitrini välja. Siin on meil olemas näiteks niisugune väikene 8-liitrise paagiga kompressor, keskmine 24-liitrise paagiga kompressor ja siis juba pisut suurem 50-liitrise paagiga kompressor. Ja see õhu mahutavus on siis oluline selliste õhumahukate tööde puhul, nagu näiteks värvimine, näiteks liiva pritsimine, sooda pritsimine, lihtsalt kui teil on vaja näiteks õhku puhuda kuhugi või kasutate veepüstolit või midagi. Ühesõnaga kõik sellised tööd, kus on hästi palju kasutatakse õhku ennast, siis on hästi mugav, kui paagis on piisavalt palju õhku selleks, et siis ei pea kompressor ennast kogu aeg täitma ja laadima ja töösurve ka samuti säilib pikema aja peale. Kolmandaks tuleb kindlasti rääkida rõhust. Rõhk on siis see õhu tugevus, millega õhk sellest kompressorist väljub. Ja see on samuti väga oluline selleks, et kompressoriga kasutatavad igasugused lisatarvikud ja suruõhu tööriistad toimiksid korrektselt. Ja sellised kodukasutuses olevad kompressorid üldiselt toodavad vähemalt 6 ja isegi kuni 10 paari rõhku, mis on enamus tööriistade jaoks piisav rõhutugevus. Ja see on siis selline maksimaalne rõhutugevus, aga igal tööriistal on tihtipeale mingid omad nõudmised. Teinekord on vaja rõhku vähendada, teinekord suurendada, et ühesõnaga oluline on see, et seda rõhku saaks reguleerida. Kompressoritel üldiselt on siis reeglina 2 manomeetrit. 1 manomeeter näitab õhumahutis olevat rõhku ja teine manomeeter on siis väljuva õhurõhu mõõtmiseks. Ja selle juures on siis ka reguleerimisnupp, kust saab seda väljuvat rõhku vastavalt vajadusele või tööriista spetsifikatsioonidele muuta. Veel üks oluline nüanss kompressorite puhul on see, et mõned kompressori mootorid vajavad õlitamist ja mõned mitte. Nüüd õlituseta mootorid on üldiselt pisut lärmakamad, aga nende kasutamine on mugavam selle võrra, et neid ei ole vaja pidevalt hooldada ja ei ole vaja kogu aeg veenduda selles, et mootoris oleks piisavalt õli. Küll aga nad ei kesta nii kaua, kui kestavad näiteks õlitusega mootorid. Ja õlitusega mootorid on ka vaiksemad ja töökindlamad tihtipeale. Bauhoffis on saadaval ka üks erimudel, mis on õlivaba ja nii-öelda silent mudel. Ja selle mudeli eripära ongi siis see, et tema lärmakustase on oluliselt väiksem kui keskmisel kompressoril. Mis tähendab siis seda, et sellega on mugav töötada kohtades, kus müratase on oluline faktor. Tavalise õlitusega kompressori ja silent kompressori mürataseme võrdlemiseks ongi kõige parem nad lihtsalt korraks käima panna, siis saate ise veenduda,
milline nende erinevus on. See on siis õlitusega 24-liitrine kahehobujõuline kompressor. Teeb sellist häält ja siis on meil väike silent kompressor. Õhukompressor üksinda on selline tööriist, millest ei ole väga palju kasu. Et selleks, et teda saaks maksimaalselt efektiivselt ära kasutada, tuleb mõelda siis lisatarvikute ostmisele. Ja lisatarvikute valik on väga lai ja on väga palju selliseid asju, millega saab teha väga palju erinevaid töid ja need kõik siis töötavad surveõhu peal. Ja üks selline esimene asi, mis on võib-olla kõigile tuntud, on naelapüss. Ja naelapüss siis teebki seda, mida ta nimi ütleb, et sellega saab lüüa naelu, puitu või isegi kivipindadesse, et kui on piisavalt palju jõudu ja rõhku, et see kõik juba sõltub sellest püssist endast, et neid naelapüstoleid on ka erinevat mõõtu, erineva suurusega. On ka täiesti klambripüstolid, mis on mõeldud siis ainult klambrite kinnitamiseks või liistunaelte kinnitamiseks, et mis on sellised peenikesemad ja natukene nõrgemad. Ja siis liigume juba edasi suurtemate naelapüstoliteni välja, mis on siis juba mõeldud väga pikkade 10 sentimeetriste naelte löömiseks ja sellega saab juba teha väga korralikku ehitustööd. Siis järgmise sellise tooterühmana on igasugused pritsid ja võib-olla siis esimene asi, mis nagu kohe meelde tuleb, on värvipüstol. Et värvipüstol on siis ka mõeldud ükskõik mille värvimiseks sisuliselt. Et see värv käib siia paaki ja suruõhk käib sellest püstolist läbi ja pihustab siis selle värvi sellele pinnale või sellele esemele, mida te siis soovite värvida. Ja nüüd, kui me räägime kõikidest nendest erinevatest komponentidest, siis pakendite peal on alati kirjas nõudmised sellele tööriistale. Et kui me näiteks ostame värvipüstoli, siis me peame teadma, millist kompressorit meil selle jaoks vaja on, kui palju meil on vaja õhku toota, kui palju meil on vaja rõhku ja kui palju meil on vaja võimsust, et me saaksime seda tööd korralikult teha. Ja kõikidel nendel tööriistadel on see, või need näitajad on alati erinevad, aga need on alati tootja poolt selle paki peal kirjas ja siis te saate seda võrrelda kompressori omadustega või kompressori näitajatega ja siis seeläbi veenduda selles, et te saate seda tööriista kindlasti kasutada. Siis on veel lisaks värvipüstolile näiteks olemas soodapüstol ja ka liivaprits, mis on siis mõeldud näiteks roostes pindade puhastamiseks. Liivapritsiga saab ka eemaldada vana koorunud värvi ja nende püstolite jaoks siis sooda või liiv tuleb samamoodi eraldi lihtsalt osta, panna siia anumasse, ühendada see püstol kompressoriga ja ülejäänud töö teeb suruõhk ära. Et väga hea vahend just selline, kui on vaja midagi puhastada, mis on eriti roostes või näiteks puitpindasid puhastada mingisugusest vanast värvist, et hästi kasulik. Siis on täiesti selline geniaalne, lihtne õhupüstol, mida on hea kasutada igasuguste ebameeldivate kitsaste kohtade puhastamiseks, näiteks kus on palju saepuru või tolmu või midagi sükest, kuhu te lihtsalt mingi tolmuimeja toruga või mingisuguse harjaga, et ei pääse ligi, siis on õhupüstol selle jaoks. Samamoodi saab õhupüstoliga, ma ei tea, kas või õhupalle täita või mida iganes, et hästi mitmekülgne tööriist. Siis on olemas rehvipüstolid, mis on siis mõeldud autorehvide või jalgrataste rehvide täitmiseks. Et ka selline hea asi, mis võiks kodus alati olemas olla, kui kompressor juba on. Ja pritside ja pihustite puhul on veel üks sükene huvitav
tööriist nagu krohviprits, mis siis samamoodi nagu nimi ütleb, on mõeldud selle krohvi pealekandmiseks seinale, mis teeb siis selle krohvimistöö natukene mugavamaks lihtsalt. Ja viimasena on olemas sellised pneumaatilised tööriistad, nagu näiteks väga praktiline asi on mutrikeeraja. Kui näiteks tahate kodus vahetada autorattaid, siis seda saate surveõhu abil väga edukalt selleks kasutada. Siis on olemas surveõhu pealt töötav meislikomplekt, millega saate kivipindasid lõhkuda või kui teil on vaja mingisuguseid kivimaterjale ühesõnaga lõhkuda, siis see aitab seda ka palju lihtsamini teha. Ja siis on olemas ka veel selline määrdepüstol, mis samamoodi töötab suruõhu pealt ja see siis muudab igasuguste õlitamiste ja määrete lisamise natukene mugavaks, et ei ole vaja käega kangutada ja pressida, et suruõhk teeb selle töö teie eest ära. Ja siis selline hea küsimus, et miks üldse pneumaatilisi tööriistasid valida, siis see põhjus on selles, et nendel tööriistadel puudub mootor. Sisuliselt kompressor on siis nende mootor ja see omakorda tähendab seda, et nendel tööriistadel ei ole nii palju kuluvaid osasid ja seetõttu on nende vastupidavus ja töökindlus palju parem kui näiteks elektriliste tööriistade puhul. Selleks, et oma suruõhu tööriistasid kompressoriga kasutada, on kindlasti vajalik ka suruõhuvoolik. Suruõhuvoolikute valik on ka üsna lai. Hinnaklassid jäävad 7 ja 50 euro vahele ja on olemas nailonist suruõhuvoolikuid kummivoolikuteni välja. Samuti on voolikuid erineva läbimõõduga ja erineva pikkusega. Ja üldiselt, mida pikem voolik, seda mugavam on tööd teha, sellepärast et siis ei ole vaja kompressorit igale poole kaasa tassida ja lühemad voolikud on siis lihtsalt kasulikud sellisel juhul, kui kompressor on teil lähedal ja teil ei ole vaja väga palju liikuda. Loodan, et said kasulikke nõuandeid sobiliku kompressori ja selle juurde kuuluvate tarvikute valimiseks. Soovitan ka kindlasti tulla Bauhofi kauplustesse ja kompressorid oma silmaga üle vaadata. Ja kui jääd valiku tegemisel hätta, küsi nõu meie spetsialistidelt või külasta meie e-poodi.